Kui mina läksin informaatikat õppima, siis minul puudus igasugune varasem taust. Reaalainete ees ma üldse ei ütleks, et ma oleks olnud väga tugev või need oleks mind huvitanud. Ma mäletan, kui raske mul koolis oli, selles mõttes, et kui raske oli seda programmeerimist õppida ja kui raske oli mul nendest asjadest aru saada. Et siis mul oligi täpselt tunne, et ma suudan samastuda nende võib-olla selliste õpilastega, kes ei saa kohe aru. Ja ma olen olnud täpselt samas olukorras ja ma tundsin, et see on võib-olla see väärtus, mida ma suudan ka luua, et ma olen ise selle niipidi läbi teinud. Minu nimi on Oliver ja ma töötan startupis, mille nimi on Viveo Health. Ameti poolest olen ma tootejuht, mis enda siis hõlmab ongi tootedisain, hästi palju inimestega suhtlemist, arstidega, patsientidega, kes mida ootab, mis on kellegi jaoks mugav, mis ei ole mugav, mis töötab, millest aru ei saada. Enne kui me õpetama läksime, oli siis 3-päevane intensiivkoolitus. Väga palju anti selles suhtes sealt kaasa. Üritati päris elu näitel ka tuua situatsiooni läbimängimisi, et mis sul võib ette tulla, kuidas neid lahendada, kuidas grupidünaamika tekib, kuidas see muutub ja nii edasi. Et sa lähed ikkagi täiesti uue inimesena kuskilt nii-öelda süsteemi väliselt sinna õpilaste ette ja kuidas hakata siis seal tekitama mingit grupidünaamikat, kuidas valida tempot, kuidas vaadata, et kes on maha jäänud, aidata neid järgi, kuidas nendel esimestel kõige nii-öelda targamatel, kes on neid teemasid juba valdavad, et neil ei oleks väga igav. Ja siis leidagi seal mingi balanss kuskil keskel. Et see kontseptsioon kui selline, et sul on üks klass, üks tund nädalas, see justkui soodustab ka seda, et sa saad oma kogu energia sinna panna. Et sul on küll väga palju muid võib-olla tegemisi, aga siiski ma arvan, et see koormus on piisavalt mõistlik, et sa suudad selle tunni väga hästi ette valmistada ja samamoodi sul on tõenäoliselt ka oma erialalt väga selgelt sellised teadmised, mida saad jagada. Tule sinagi põhitöö kõrvalt õpetajaks.